meie siin. Tere, tere. Tere, armsad sõbrad. Möödas sellest suurest päevast on juba terve kuu. Palju. No ja sellepärast on teile hea soovitus. Vaadake oma segakülma. Vaadake kappi. Kas on seal mõni vorst? Või 2 või 3? Sellepärast, et pikamütsiga mehel on täna teile üks hea retsept pakkuda. Jah, me teeme täna saksteverivorsti, toored grillvorsti seasooles, toored grillvorsti lambasooles, aga me küpsetame need ära ja siis me teeme sellest voki. Aga mis selle salata? Tegelikult minule jäid täna lihapallid ja mul on täna plaan teile juba välja mõeldud, mis nende lihapallidega teha. Aga ennem räägib Priidik. Või tegelikult räägime seal Priidi järjest kohe, mis me teeme. Hakka tööle. Hakkame pihta. Ja nagu siis öeldud, täna natukene lihapallid teistmoodi. Kõigepealt valmistame sellise kastme, kus on siis sibulat, küüslauku, varssellerit, porgandit ja pastinaaki. Ma rööstin need kiiresti panni peal üle, kergelt niimoodi kuldpruuniks. Ja siis läheb siia juurde purustatud tomat, puljong, laseme tal mõnusalt haududa, et tuleks selline tugev ja ilusa maitsega kaste, siis maitsestame soola, pipra, roosmariiniga, siis lähevad juurde lihapallid ja valgetoad tomatikastmes. Ja kogu see lugu läheb vormi lehtaigem peale ja otsa ahju. Vot selline toit. Nii, ma panin siin nüüd praadima seened, sibula, ingveri, natukene küüslauku, siis panen paprika. Kus on vorstid? Vorstid on praegu ahjus, vorstid küpsetame ära. Ahjus. Ja siis lõikame hiljem sisse. Siis mul on see valge redis. Ja hiljem paneme veel, siin on hernekaunu, rukolasalatit, sellerit panin veel natukene ja paktšoid, idusi, vorsti. Kõik on oma aiakaup muide. Loomulikult, ma elan Tallinna kesklinnas, nii et kõik on oma aiakaup. Igal juhul minu porgand, sibul, varsseller ja väikene küüslauk on nüüd oma värvi kinasti peale saanud. Nüüd ma lisan siia purustatud tomateid. Natukene saab neestet juurde ja puljongit. Ja jätan ta, nagu öeldud, siis üks veerand tunniks hauduma, et see kaste tuleks selline mõnus tummine. Siis anname maitsed juurde, lisame ürti ja loomulikult valge toad ja lihapallid. Ja nüüd, kui kasvipõhi on niimoodi mõnusalt kokku keerunud, näete, ta on selline hea aedvilja, soe aedvilja salat juba, siis lisame siia valge toad tomatikastmes. Lahingumoon. Oo jaa. Siis loomulikult lihapallid, millest oli jutt. Kohe maitseks roosmariini. Nägid sa, millise ilusa roosmariini sain õiega? Õitseb. Jaa. Palju õnne. Puhas kuld. Sünnipäev. Jah. Nii. Ja loomulikult soola, pipart, õige natukene suhkrut. Ja kui vaja, siis lihapuljongit juurde ja veel 10 minutit haudumist, et kogu see mõnus maitsete komplekt seguneks ja siis läheb kogu lugu topsidesse, taigem peale ja ahju. No nii, see kaste on kerasti kokku keerunud, on selline hea tummine. Noh, kuidas tundub? Roosmariin on ka. Väga mõnus. Jah, natukene võib-olla tüümenit sobiks ka siia hästi panna. No ikka ei saa ilma tüümenit. Ja nüüd täidame paned sinna potsiku sisse, aga mis ma siit leidsin? Piparkoogid või? Just täpselt, mälestused veel jõuluajast, noh. Otsige välja oma piparkoogi vorm, hea, kui ta oleks ümmargune. Kahjuks ei leidnud me külmkapist muna, et muidu oleks väga hea need vormi ääred natukene munaga kokku teha, et siis ta hoiab paremini kinni ja pärast pintseldada pealt munaga. Aga meil on head oliivõli, et ma arvan, et me pintseldame sellega. Ja väikesed triibukesed võib siia sisse tõmmata, et oleks silmalilu ja kõrvalkuulmist. Nii, vormid siia. Ma arvan, et temperatuur võiks olla selline 190-200 kraadi ja kuskil 20 minutit, et see lehtaines ilusti hakkab pealt niimoodi kuldpruuniks muutuma. Oleks isuäratav ja maitsev. Oi, kus sul on vorste? No ikka. Ma leidsin veel siit sellist head seda wasabi seesami segu, et ma panen hästi natukene veel, raputan siia peale. Ai. Sükest mõnusat mekki ma on. Nõnda, ja nüüd ahju.
nii, ja siin mul juba ees ootamas ka veerivorstid. Veerivorstid. Säriseb, veerivorst, võõrovorst, veerivorst. Kuule, aga see näeb väga sepp välja. Veerivorst. Väga mõnus. See on nagu selline hautise ja vokki vahepeal. Ei, me paneme siia veel niukest asja ka. Ossa! Pontsikud. Pontsikud nagu montsikud. Ossa kurid, päris küll ka. Nonii. No kuule, näevad välja küll, täitsa nagu peaks sööma hakkama. Näpuga vist ei tohi tõsta, aine? Just, või vähemalt peab ootama, kui natuke johtuvad. Ja näpu järgi ei ole. Aga vorstid ja pallid said siis sellise kuju tänasel päeval. Ja nädala pärast on jälle, mis muud kui Lihhideni! Lihhideni!